Antoniina Vimba, 100-aastane proua Võru linnast. Mida te Võru linnast arvate üldse? Kuidas Võru linn teile meeldib? Võru linn meeldib mulle väga. Väga kena ja armas on siin elada. Ja kaua te olete ise Võrus elanud? Kaua te olete Võrus ise elanud? Ma olin siis see 17-aastane, kui ma siia Võru linna tulin. Aga muidu ma olin seal Kubjamaal. Te olete veel vanem kui Eesti Vabariik. Eesti Vabariik saab varsti 100-aastaseks. Mida te ütleksite, kuidas teil Eesti Vabariigis elada meeldib ja mis te sooviksite Eesti Vabariigile? Meie vabariik jääks ikka vabariigiks ja meil oleks ikka kõikidel eestlastel ikka oma maal tööd ja leiba ja et meil ei oleks kõrvalisikuid, meil ei oleks kõrvalrahvast meil ei oleks. Et meie ikka oleks ise kõik oma rahvaga tuleks toime. Mis te arvate tänapäeva noortest? Mis te noortest arvate? Noortest inimestest. Noortest. No noored peab ütlema, et vist ma vähe kuulen, aga ikka noorus on ikka natukene meil üle kätte läinud. Aga on ikka korralikega. Ikka need, ikka raadiot ma ikka kuulan ja seal ikka on öeldakse ikka nende noorte kohta ka midagi halvemini. Aga te olete oma elutöö teinud Võru haiglas, mis sellest meeles on? Mis on Liive? Mis on meeles sul Võru haiglas töötades? Mis mul on meeles või? Jah. Eredamalt meeles. Mul on meeles niiviisi, et töötasin seal ja siis see mul tuleb meelde, et siis oli vahetevahel, et oli see Saksa valitsus ka, oli see haigla, sakslased olid seal, Saksa sõjaväelased, aga nad olid vähe aega ja siis teate, siis kui ma ei tea, kas tas oli ohvitseri või sõduri, kes ta oli, üks palat oli nende käes ja õde Viir oli ju käis sakslane ja ma pidi siis ikka neid teenendama seal, neid sakslasi ja siis, kui nad läksid, siis toodi jälle sõjaväest, viidi neid ära, siis mulle kiigiti paar siidisukke ja neides oli ju siis kuskilt Saksa aegu saada. Ja küll ma siis olin õnnelik, aga kiiga oli viletsa mul nende sukkade jaoks. Ja muidu oli kah ikka Vene aegu ka ega personaliga sai kõik hästi läbi kõik ja keelt ma ei osanud ja nii, mis ikka kesti või mis oli oma töö, selle ma tegin ära ja sellega oldi rahul. Aga soovin teile veel palju tugevat tervist ja palju ilusaid päevi veel. Kõik head teile. Mida? Kõik head teile. See oli mõne päev. Palju ilusaid päevi sooviti sulle. See on lihtsalt, ütlen jutu.